olnud alati, vahet pole, kus see turg on olnud alati kogukonnakeskus. Ja kohe päris algusest peale sai selgeks, et kui me seda asja siin ehitame, tegema hakkame, siis me teeme seda iseenda jaoks, meie kogukonna jaoks ja võimalikult palju kogukonda kaasates. Ma arvan, et see on üks tükk või üks pusle kogu Kehras, kogu Anija vallast. Ja võib-olla ongi hea, et neid tükke ja puslesid saab niimoodi tükikaupa paika panna ja niimoodi kujundada välja meie vald ja meie linn, sest meie tahtmised ajas muutuvad, meie väärtused ajas muutuvad ja meie soovid muutuvad ajas. Ja tänu sellele ilmselt ei olegi mõistlik ehitada kõik hetkega välja ja siis vaadata, et mis oleks mõistlik teistmoodi teha. Ja ma loodan, et see saab Kehra ja meie valla inimeste üheks lemmikpaigaks. Ja täna oleme ajaloolise hetke tunnistajateks, et kogukond on saanud omale kaasaegse turuplatsi, kus kaubelda ja vahel niisama inimestega kokku saada. Suure rahvamassi seast leidsime koduloo-uurija Anne Oruaasa. Selle koha peal, kus me praegu seisame, on olnud Kehra mõisa hobuse tall. Millal see tall täpselt ehitati, ei ole teada, aga ta kindlasti oli juba 20. sajandi alguses siin olemas, on teada, et teda on suuremaks ehitatud. See tall oli paekivi ehitis, siia mahtus umbes 20 hobust ja jõe pool küljes oli tal ka veel niisugune katusealune varikatus, kus hoiti vankreid, tööriistu ja ka heinaküün oli siia külge ehitatud, nii et see oli niisugune U-kujuline ehitus ja praegu me seisame umbes selle ehituse värava koha peal, nii et ka see turuvärav on enam-vähem sama koha peal, nagu oli see hobusetalli värav, mis õhtuti kinni pandi ja tallimees keeras lukku värava, et keegi ei saanud hobuseid segama minna. Kas jääte ka ise edaspidi turul käijaks? No üsna tõenäoliselt, sest ma olen ikka aeg-ajalt turul käinud, kui tekib vajadus turule minna, küll ma siis tulen jälle. Seda turgu on ammu oodatud ja sellest on palju räägitud ja nüüd lõpuks sai ta siis valmis või valmis ta ei ole, aga ta on avatud, ta areneb edasi, me toimetame siin edasi, aga tunne on tõesti hea, tõesti nagu palgapäev. Eerik Jüriöö on mees, kes oma meeskonnaga kavandas ja juhtis projekti. Protsess on olnud keeruline, raske, huvitav. Kui saaks täna uuesti seda asja teha, siis teeks hoopis teistmoodi tegelikult. Eks me kõik õppisin mina, õppisid ehitajad, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et kukkus väga hästi välja. Ma arvan, et see on väga vajalik. Esiteks see, et luua seda keskkonda, mis inimestele meeldib, mis on esteetiliselt nauditav ja ilus vaadata. Teisejärguline on võib-olla natuke see, et mis hinnaga need kaubad siin turul on või kuidas see turg hinnatasemelt on, aga turul käimine on omaette kultuur, turu tegemine või turul olemine on kultuur ja me näeme seda Tallinnast, Nõmme ja Kesturu pealt, kui oluline see inimestel on. Et ma arvan, või ma ei arva, vaid ma loodan, et see turg saab siin sama populaarseks ja mõnusaks, nagu on näiteks Nõmme turg. Eestlastele on alati meeldinud kaubelda ja oma oste teha turul, aga kas äriline pool on alati ainuke põhjus, miks inimene turule tuleb? See jäägu vaataja enda otsustada. Kas ka teid võib vahetevahel turul kohata? Ma olen küll selline kehva turul käia, aga ma üritan ennast parandada, nii et siin turul kindlasti võib käia või võib mind näha, jah. Tegelikult ma ei ole pidev turu külastada, sellepärast et turg on sellistel kellaaegadel, kui mina ei pääse nagu liikuma, olen tööl. Aga kui ükskõik mis maal olles või siin Kehras või kuskil välismaal, siis ma alati ikkagi üritan nii palju kui võimalik turul käia, sest turg on põnev. Turul on väga kihvti asju müüa, mida poes ei ole ja nad on reeglina alati värsked. Ma külastan turgu laupäeviti, kui ta siin on. No näed, nüüd on turul uus turg ja palju rahvast, müüjaid palju. Turult ostan ma tavaliselt kodumaist kaupa, kartulit käin alati siit ostmas.
ja muud niisugust juurvilja, no näed, kala, käin turul. mida arvate, kas eestlane on turuinimene või eelistab rohkem kõrval olevat kauplust? Turu, ma arvan. Aga kui on sisse töötatud kaupluses käimine ja ta teab, mida ta sealt kindlalt head saab, siis ma arvan, et kauplused on ka juba väga head. Aga turul käiakse hästi palju, minu arvates küll. Ma arvan, et turuinimene. Turult saab värskemat ja saab katsuda ja vaadata. Eestlane pigem on turuinimene, et see on selline koht, kus ka aeg-ajalt ennast tuulutada, et poes saab iga päev käia, aga turg ei ole selline igapäevane koht, kus käia, ka midagi põnevat. Kuidas teil läinud on siiani? Hästi. Muffinid on otsas. Muffinid on otsas. Kas te müüsitegi ainult muffineid? Teed müüsime me ka. Okei. Kas te ise olete juba midagi siit ostnud? Jaa. Ei. Ei veel mitte. Kas te muidu tavaliselt külastate turge? Mitte väga. Mitte väga, väga harva. Kui külastan, siis tavaliselt perega. Aga kas nüüd hakkate seda turgu siin külastama? No kui juhtub siia. No vaatame. Arvan küll.